Värav 23 ja värav 23 transiit on tavaliselt see aeg, kus mulle üldse ei meeldi rääkida ega ammugi teha mingeid salvestusi või suume. Sellepärast, et värav 23 ja õigete asjade valel ajal vales kohas välja ütlemine või siis see mõte või see keel, mis liigub kiiremini, kui mõte järgi jõuab. Minu meelest värav 23 transiit, mul endal ei ole seda aktivatsiooni ega ka vastas väravat, aga värav 23 transiit on alati see aeg, kus mul on tendents öelda, kas siis nagu liiga palju või siis kusagil midagi valel ajal vales kohas või siis sõnastada asju kuidagi hästi segaselt ja mulle täiesti mitte omasel moel. Ehk siis värav 23, aga ma teen seda nüüd ikkagi. Ehk siis vaatame, mis saab. Värav 23 ja seda salvestust teengi ma sulle siis värav 23 transiidi ajal ja kui sa seda nüüd kuuled ka praegu, siis tea, et värav 23 on üks nendest vähestest, mis on maandatud vastas väravasse. Ehk siis harmooniline värav ja maandav värav on sama, 43, mis tähendab seda, et praegu suurepärasel ajal maikuus on tervikkanal aktiivne kõigi jaoks. Ja see nüüd on see aeg, kus alatasa öeldakse neid kummalisi segaseid asju, kus esineb erakordselt palju vääriti mõistmist, kurtust, samas ka väga läbimurdelist innovatsiooni ja lihtsustamist on tegelikult suurepärane sellise kevadise suurpuhastuse aeg. Aga räägime siis võib-olla natuke lähemalt väravast 23. Püüan jälle kuidagi kiirelt mingid mõtted, issand kiirelt on jõudne värav 23 võtmes, ära mitte kunagi kiirusta värav 23-ga, tegelikult ka. Võib-olla ongi sellest hea alustada, et nii kui sul on värav 23 või 43 ja isegi siis, kui sul on üks nendest kahest väravast, siis tea, et tegelikult tervikkanali teema on siin täiega teema, sest et nad käivad käsi käes. Eriti siis, kui maandav värav on sama, kui on harmooniline. Seda ei juhtu kuigi tihti. Tavaliselt käivad nad kolmikutes. Aga nii kui sul endal on aktiivne värav 23, siis ära kiirustama taipamiste ideede väljaütlemisega. Sa oled fenomenaalne lihtsustaja. See kingitus, mida sa endaga siia maailma tood, on tegelikult see, et esiteks individuaalsed vaated, individuaalsed taipamised, sa individuaalne energiaahel, sa oled teisiti mõtleja ja sa saad tuua siia maailma tõeliselt uuenduslikud ideed, innovatsiooni jõuab siia maailma läbi sinu ja parimal juhul sa tegelikult oledki selline innovaatiline lihtsustaja, et meil on jalgratas, okei, davai, aga teeme elektrijalgratta. Ja kogu see selline optimeerimine, automatiseerimine, süstematiseerimine, üleliigse mulli maha koorimine, see on sinu supervõime. Kui sa päriselt kuulad, ja siin on oluline siis ära mainida, et värav 43 varjupool on kurt ja tihtipeale on kurt väga valel ajal vales kohas ja siin tasub täiega tähelepanu pöörata sellele, kui sul tekib kunagi tunne, et aga ma tean juba kõike või et need teised lollid ei saa must üldse aru. Et täiega hüüumärk sinna ja samamoodi nagu hüüumärk ka sinna, kui sa hoiad lihtsalt keelt hammaste taga, sellepärast et sa kardad, et äkki kui sa nagu eladki teisiti või väljendad ennast teistmoodi kui teised, et siis kuidagi moodi saad sa tõrjutud, hukka mõistetud või ma ei tea, mõnitatud, alavääristatud, et ära kindlasti eriti nende aktivatsioonidega ja tegelikult kui üldse, ära mugandu massteadvusega, eriti kui sa tead juba paremini. Ehk siis tuleme korra tagasi ikkagi selle lihtsustamise juurde. Et me elame keerulises maailmas ja meil on tendents asjad enda jaoks hästi keeruliseks muuta. Ja siin tulebki mängu see värav 23 fenomenaalne kingitus. Võime maha koorida kogu selline pakend ja mull ja müra ja jõuda asjade tuumani. Ja siis seda asjade tuuma näidata ka teistele. Ehk siis, kui teised on nagu hädas sellega, et ma ei tea, näiteks üritavad, ma ei tea, vana testamenti läbi töötada, siis sina võid nagu silmad üle lasta ja hoomata seda sisu, seda pointi, mida seal tahetakse edasi anda. Lisaks sellele sa võid väga hästi hoomata ka näiteks seda pointi, mis on nagu ümber kirjutatud või välja jäetud või mida tegelikult nagu nii-öelda
pakendi ja pinnapealsete sõnade lausete all tegelikult mõeldakse. Ja Vana Testament vanaks testamendiks, aga tegelikult sa saad igapäevaselt seda teha ka teiste inimeste probleemide sõnumitega. Et see selektiivne kuulmine võib olla siin ka selline väga vinge kingitus, et sa tegelikult võid maha koorida kogu sükse madala sagedusliku müra ja keskenduda ainult sellele ivale. Sa võid vaadata ka uudiseid ja täiesti nagu ennast välja lülitada kogu müra ajaks, aga tabada seal nagu seda ühte olulist killukest, mis täiega aitab sul edasi liikuda või mis on näiteks, ma ei tea, tööalaselt sinu jaoks oluline. Ehk siis sa suudad leida need pärlid ja sa suudad need pärlid ka hästi lihtsalt, hästi selgelt, hästi tabavalt ja õigesti pakendatult teisteni ka tuua. Et sa oled suurepärane sõnastaja. Eriti, kui sa võtad aega, nagu ma ütlesin, et see kiiresti ja Värav 23 ära mitte kunagi tee asju kiiresti. Et kui sa võtad aega ja natuke struktureerid ja lased sisemisel selgusel tekkida ja väljendad ennast sisemise selguse kohast, siis sinust paremat asjade lihtsustajat, tõlki, ja seda nii otseses kui ka ülekantud võtmes on raske leida. Sa oled võimeline tõlkima ka sellised spirituaalsed, müstilised teadmised ja taipamised hästi lihtsasse inimkeelde. Ja sama saad sa teha ka igasuguste keeruliste õpetuste, süsteemide, struktuuride kõigega. Ja siin on ülioluline alustada endast ja alustada enda sisemaailmast, lihtsustada enda mõttemustreid. Värav 23 transiit on muide ka parim aeg selleks. Lisaks, nagu ma siis juba mainisin, on ju, et suur puhastus. Et meelele meeldib avarus ja see on hea aeg meelt avardada. Kui sul on 23-43 tervikkanal, siis hea on oma meel hoida kogu aeg avatuna. Ja hästi hea on teha neid pause, luua seda vaikust. Teha midagi ka enda kätega selleks, et meel saaks puhata. Muide parimad inspireerivad taipamised sellistel hetkedel tulevadki. Et sa oled suurepärane lihtsustaja. Vaata, kas su enda elu on lihtne. Ja kui ei ole, siis küsi endalt, et mida sa saaksid teha selleks, et muuta enda elu lihtsamaks. Et kõigepealt siin muutus algab endast, jällegi individuaalne energia on ju, ja siis on võimalik seda jagada ka teistega, aga projektorite kanal, mis tähendab seda, et õige ajastus on ülioluline. Et siin ikkagi tasub tunnetada enne millegi väljendamist, kas teine inimene on sellele innovaatilisele paranduse ettepanekule avatud ja kas ta on valmis seda praegu sinu käest vastu võtma. Ajastus on siin ülioluline lisaks siis sellele, et ära jumala eest kiirusta mingisuguse sõnumi edastamisega ja ära ole hooletu ka oma sellises väljaütlemises. Sellepärast, et sõltumata sellest, et sa oled fenomenaalne sõnade ritte sead ja kui sa nüüd selle nii-öelda surve najalt lihtsalt plurtsatad mingeid asju välja, siis sa võid öelda neid nagu vale energiaga, vale intonatsiooniga või siis sellises hästi segases, kummalises sõnastuses, mitte keegi saa sellest aru. Ja siis sa just nimelt näidki nagu rumalane ja saadki tõrjutud sellest ja siis see viibki selle vääriti mõistmiseni, mida sa ise kõige enam kardad. Et lasen selgusel tekkida, tunnetan, kas on õige aeg, õige koht, õige inimene ja alles siis väljendan. Ja kui sul on see sisemine selgus, kui sul on teada, mida sa tahad öelda, siis magic, lihtsalt nagu magic. Nagu sa saad aru, siis ma täiega imetlen seda energiat, on ju. Et ja siis on veel võime teadlikult luua enda elu. Ehk siis teadlikult, minu meelest siingi siis räägitakse sellest hästi hullult hästi nagu siuke teadlik eludisainimine, et valin enda ellu ainult need elemendid, mida ma päriselt oma elus näha tahan. Kas või võib-olla kõige lihtsam näide on see siuke sisekujundus, on ju, ei midagi üleliigset. Aga et ma valin just need asjad, mida ma tahan ja mis on hästi funktsionaalsed ja mis muudavad mu elu nagu lihtsamaks ja kergemaks. Ja see puudutab siis tegelikult mitte ainult kodust sisekujundust, vaid kõiki eluvaldkondasid. Et sa oled võimeline looma endale just sulle sobiva elu, just sulle sobiva tööalase väljundi, just sulle sobivad suhted. Minu poolest kas või just sulle sobiva valiku riideid garderoobi, mida sa saad kombineerida lihtsuse ja kergusega. Et lihtsustamine. Mida keerulisemad asjad on meie sisemaailmas, seda keerulisemaks kipume me neid elama ka välises ja mida keerulisem on kõik meie peas, seda keerulisem on kõik meie elus ja siis me kipume kogu aeg tegelema tagajärgedega. Ehk siis justkui nagu elu juhtub meiega ja siis me püüame kuidagi selles hakkama saada.
Ja siin tulebki värav 23 mängu, see siuke teadlik paus, okei. Et oletame, et strateegia autoriteet, ma tahan täiega jah sellele öelda, aga nüüd, kas see viis, kuidas ma tahan seda teha, kas see muudab mu elu lihtsamaks või keerulisemaks? Ja siis see taustal olev pidev küsimus, et okei, et aga kuidas seda saaks veel lihtsamalt teha? Kuidas saaks seda veel optimeerida? Ehk siis parimas väljenduses taaskord projektorite energia on ju, totaalne minimaksi. Ei ühtegi üleliigset liigutust. Ei ühtegi üleliigset asja. Ja see on see, kus tegelikult sul nii värav 23 kui ka vastasvärava tervikkanaliga sa oled nagu hullult hea protsesside optimeerija ja tegelikult tõenäoliselt majandad sa ka rahaga väga hästi. Sest sa tead, mida on vaja ja kui palju on vaja. Ja mis on, päriselt, mis ongi, osutubki raiskamiseks, mis on üleliigne, kuhu ei tasu panustada, ei raha, aega, energiat, ressursse, mis tasub ära delegeerida või automatiseerida või millest üldse tasuks sootuks vabaneda. Me kipume kuhjama ennast, jällegi oma pead, alustuseks oma pead, kõik saab algus jälle meie mõttemaailmast ja sellest, et millised raamid kastid seal on ja milline udru-mudru seal on, aga me kipume nagu justkui pool elu hullult õppima ja omandama igasuguseid teadmisi selleks, et ülejäänud pool elu nendest vabaneda ja kuidagi nagu seal sisemaailmas seda korda luua. Ja tihtipeale sama puudutab ka kõiki muid eluvaldkondasid, et me kõigepealt loome mingi hullult suure segaduse, ahnitseme hästi palju kokku, ajame kõik hästi keeruliseks ja siis püüame kuidagimoodi hakata üleliigsest vabanema. Et siin ongi see sama tarkus, et kui vähegi saad, siis ära tee täna enam asju keeruliseks, otsi lihtsamad teed, lihtsusta. Sellepärast, et nii kui miski on taandatud hästi lihtsale võrrandile, on võimalik seda lihtsalt lahendada. Lihtne on õige. Ja lihtne elu kipub olema ka õnnelik elu. Ja varju poole peal siis otse loomulikult ühe poole pealt ongi see süke alla surutud varjupool, mille kohta hästi tihti öeldakse, et lihtsalt rumal ja rumal mitte sellepärast, et ei tea. Et teadmisi kipub siin alati pigem palju olema. Tänapäeva maailmas ei ole küsimus teadmises, küsimus on jällegi selles, et mida nendega peale hakata, mis on oluline edasiviiv ja mis on lihtsalt müra. Aga alla surutud varju poole peal värav 23 kipub tihtipeale vaikima. Just nimelt see, et kunagi valel ajal vales kohas on midagi juba valesti öeldud ja siis ma ei taha enam saada tõrjutud ega hukka mõistetud, ma ei taha ka ise ennast kritiseerida, sa võid siin olla ka hullult kriitiline endaga. Ja siis ongi nii, et vaima parem vaikin. Ja see vaikimine võib viia lausa sinna, jällegi probleem, mida me tegelikult täna näeme ka kollektiivsel tasandil, et me vaikime kohtades, kus seda tõlgendatakse nõusolekuna. Ja see on individuaalne energia, mis tähendab seda, et jällegi enda individuaalne, unikaalne eneseväljendus, ka sõnavabadus. Ja sõnavabaduses otse loomulikult on oluline, et ei tasu välja öelda kõike, mida sul sülg suhu toob ja ammugi ei tasu seda isikuliselt välja öelda. Ja tegelikult on see tänapäeval täiega teema, kus inimesed justkui nagu plurtsatavad välja, eriti internetis, nagu hoolimatult ükskõik mida, ükskõik kellele. Ja tihtipeale neil võib-olla isegi hea kavatsus, aga kui teine pole sellele avatud ja kui seal ei ole mingit konteksti juures, see võib nagu väga terava hinnangu või hukkamõistuna kõlada. Ja siis otse loomulikult mitte kõik ei ole heatahtlikud. Mõned on ka reaktiivse varju poole peal. Aga tegelikult 23 on täiega teema ja tegelikult tervikkanal on meil praegu ühiskonnas ka nagu kuidagi hästi pinnal. Et igal juhul siin allasurutud varju poole peal on siis võimalik lihtsalt muganduda maisteadvusega, aga siis, kui sa tegelikult tead, et karja suunatakse tapamõia ja sa näed teist teed, aga sa ei julge, siis sa otsustad ikkagi karjaga kaasa minna. Ja seda siis ei tasuks teha. Individuaalne mõtlemine, sa oled siin selleks, et rikastada maailma, individuaalse mõtlemisega sa oled siin selleks, et olla teisiti mõtleja. Lihtsalt enda vaateid ja enda tõde tasu teistele peale suruda. See on see erinevus. Nüüd reaktiivse varju poole peal on siis, nagu sa siis juba aimata võid, on see selline mentaalne üleolev rumalus. Ma tean kõige paremini. Ja see on hästi ohtlik suletud koht. Mina tean, kõik teised on lollid. Ja siin tavaliselt on nagu hästi palju juttu, hästi vähe sisu. Ja kui siin värav 23 võtmes veel eriti hästi kiiresti, hästi palju rääkida, teadmata, kuhu sa tahad välja jõuda, siis paratamatult sa ütleb midagi rumalat ja siis siin mõistetaksegi vääriti. Ja sellepärast ma ütlengi, et värav 23 transiit kipub olema see aeg, kus ma ütlen, et Helena, äkki vaikiks, räägime hiljem.
et see mentaalne üleolevus, mida me näeme tänapäeval ühiskonnas ka hästi palju, ma tean paremini kui sina. Ja siis, kui siin hästi segaselt ja keeruliselt selgitada asju või püüda kuidagi iga hinna eest mõistetut saada, siis tihtipeale see kõik loob veel rohkem väärarusaamatusi ja viibki tegelikult välja selle kohani, kus tekibki tunne, et need kõik teised on lollid lambad, mis ma nendega ikka räägin, ja siis jälle eraldatus. Et tegelikult I Chingis seda heksagrammi nimetataksegi tõlkes splitting apart ja keeruline lõhestab ja üleolevus, samamoodi ka rumalus lõhestab, on ju. Et ikkagi see, et päriselt kuulan avatud südamega, aga mitte ei kuula pakendi tasandil, vaid kuulan sisu tasandil. Nopin välja enda jaoks olulise, panen kokku individuaalse tervikpildi, selle, mis on minu enda jaoks tõene, rakendan enda ellu mulle sobival moel, mitte ei võta väljaspoolt üle mingeid õpetusi, raame, norme. Ja siis olen võimeline ka sellise tõeliselt individualistliku teisiti mõtlejana inspireerima ka inimesi enda ümber. Värav 23. Ja kui sa kuuled seda transiidi ajal, siis vali sõnu hoolikalt ja tegelikult, kui 23 on sinu jaoks oluline aktivatsioon, siis vaata, ma panen alla paar linki, kust sa võid ka mingid olulisi killukesi taipamisi leida ja lähemalt edasi uurida.